Laine, ma olen näinud väga-väga palju erinevaid TikToki trende näohoolitsuste kohta ja mul on tekkinud alati küsimus, et kas see on mõistlik nende trendidega üldse kaasa minna või kas üldse on? See on väga hea küsimus, sest et olgem ausad, tegelikult ei ole. Et neid trende on seal netis lõpmatuid ja tavaliselt need rutiinid, mis siis soovitatakse, koosnevad 10 erinevast tootest või sellisest stepist, on ju. Ehk siis, mida me tegelikult sellega oma nahale teeme, on, et me ärritame seda liiga palju. Need ained ei pruugi üldsegist meie nahatüübile sobida. Jällegi, kui see sobis sinu sõbrale Mallale, siis see ei pruugi olla sobilik sulle. Mis need peamised ohukohad on nende trendide puhul? Kasutatakse näiteks aineid, mis on mõeldud täiskasvanutele, näiteks nagu retinoidid või sellised tugevamad happed. Noor nahk, sellele on see ainult kahjulik. Et paljudel nahatüüpidel, eriti ka just aknale kalduvatel nahkadel, võib see pigem teha kahju kui kasu. See on ideaalne maastik bakterite vohamisele ja sellega olen ka näiteks märganud päris palju sellist fungalacni levikut ehk siis seenelistest bakteritest tekkinud akne. Samuti soovitatakse tavaliselt neid tooteid siis kasutada igapäevaselt, aga mõnele nahatüübile on vaja näiteks seda sama toodet kasutada ainult kord nädalas või 2 korda nädalas. Kui kasutad rohkem, siis tegelikult hävitad sa oma naha. Mis need tagajärjed siis võivad olla sellele, et kui sa oled mingi trendiga kaasa läinud, aga see on selgelt kahjustanud su nahka? Kui naha kaitsebarjäär on siis nõrgenenud, siis tekib palju kergemini akne, põletik, nägu on punane, võib olla kuiv, kiskuv ja isegi nahk võib maha kooruda. Et need on sellised võib-olla esimesed märgid, et natuke oled üle pannud enda toodetega ja samuti võib tekkida ka allergilisi reaktsioone, sest iga toode ei pruugi ikkagist olla sobilik. Minu juurde on pöördunud varasemalt ka näiteks lapsevanemad, kes on mures oma võsukeste pärast, sest et nad kipuvad sealt netist või TikTokist leidma igasuguseid uusi tooteid või trende, mida nad tahaksid katsetada. Ja siis need vanemad toovadki selle noore siia spetsialisti juurde ning mina saan neile seletada, et need ja need tooted on okei ja need tooted on võib-olla sulle 10 aasta pärast, et ärme tee üle. Kõige vist hirmuäratu on see, et kui need 10-aastased kasutavad retinoide, et see on tõesti mõeldud pigem nagu vanematele inimestele, sest see on rohkem ka sihuke anti-age toode. Ta aitab ka muidugi aknega, aga 10-aastasena ja anti-age ei käi vist väga nagu kokku. Lisaks mõjutab see ikkagist ka meid sisemiselt, sest et see on tugev vorm A-vitamiinist ja tugev siis A-vitamiini ületoos võib tekitada siis ka halbu kõrvalnähtusid. Kas sul on mõni juhtum, mis sul on eredamalt meeles ka, mille puhul on tõesti olnud nagu hirmus vaadata, et mõni noor sellise asjaga on kaasa läinud? Just täpselt mingi trendi, siis mingi noor, kes on läinud mingi trendiga kaasa. Just. Ja see ei ole tema nahale osutunud nagu õigeks. Jah, et seal tegelikult see puhastustoode ei tohiks ju mitte midagi kahju teha, et see on ju naha puhastamiseks mõeldud. Aga kui täpselt ei tea, mis koostisosadega tegu on ja kas üldse nahatüübile sobib, siis võivadki sellised tagajärjed tekkida. Kuulsite ise, mis see trendidega kaasaminek sellisel juhul tekitab, nii et olge hästi hoolikad ja veenduge ikka kindlalt, et see on teie nahale õige.